salvestab moosekandid Eestist. Ja meil on siin hea meel olla täna Torontos. Eile mängisime Tartu kolledžis. Oli pea 70 inimest ja täna samuti siin esimest korda siin Ehadares. Väga ootame põnevusega seda muusikalist kohtumist. Minuga siin koos on klaveril Kristjan Randalu, trummidel Toomas Rull ja minu nimi on Peedu Kass. Ja meie ansambli nimi on Peedu Kass Momentum. Ja me mängime lugusid, mis me oleme ise valdavalt kirjutanud selle koosseisu jaoks. Ja mängime teile esimese loo. Kannab pealkirja Cinema Paradiso, ühe Itaalia filmiklassika ainetel.
kas see on täielikult vaba jook või on seal sees ka midagi? Tundub, et siin on maht sees. Ega EHA-tares midagi muud vist ei anta. Ma küll ei ole näinud, aga õhtuti müüakse, ma kuulsin. Aga te olete nii värske noor trio, minu meelest kaua te koos mänginud olete? Me oleme mänginud 3,5 aastat umbes koos. Iga aasta circa 4-5 kontserti aastas. Kosta, sest plaat alles tuleb välja nüüd ja nagu Peedu ütles, et me oleme küll mänginud, aga nüüd mitte nii palju ja pole ka siiapoole sattunud, nii et ega ei... Selleks oleks pidanud seda muusikat ikkagi väga konkreetselt otsima, et seda leida, aga nüüd ta on siin ja nüüd tuleb ka plaat ja siis eks näis. Aitäh! See lugu kandis pealkirja Cinema Paradiso ja mängime nüüd järgmise loo. Sellel on pealkirjaks E nagu elevant.
jah, päris mitmendat korda nüüd siin Ameerika mandril. Mitte üksi Kanadas, vaid oled ka Ameerikas käinud. Ikka oleme käinud ka. Kus siin ikka? Idarannikul New Yorki jõutakse ja siis jälle New Yorki Ja siis jälle. No vahepeal sai ka siin Washingtoni saab mõned kohad veel. Aga jah, New York on see põhitõmbekeskus tavaliselt. No ja seal on, see vanasti käidi Tartus ja Tallinnas. Jah, täpselt. No Venemaal käidi ka suhteliselt ikkagi, neid jazzfestivali oli. Ja Eesti pillimehi võeti seal vastu ikka päris hästi. Oled sa käinud Venemaal? Jaa, no Venemaa oli siis ju ka lai mõiste, et põhimõtteliselt kui sa Gruusias käisid, siis see oli ka suur pere, nõnda öelda, jutumärkides, aga Gruusia ja Valgevene ja Leningradi jazzfestivalil ja Moskva jazzfestivalil, nii et see sai ka Rostov-na-Donu oli ka üks jazzfestival, need on ka käidud. Ka meie oleme käinud Venemaal ühel jazzfestivalil muuseas. Ja me oleme käinud päris kaugel Siberis, Krasnojarskis käisime paar aastat tagasi mängimas. Ja. Et see on olnud ida poolt kõige kaugem koht, kus me oleme käinud kindlasti. Muidu oleme käinud Saksamaal, Soomes, Lätis, Ungaris. Venemaal, Ungaris siin see aasta, Kanadas esimest korda siin. Siin see mandri peal. See oli siis pala nimega E nagu elevant. Nüüd mängime järgmisena ühe kompositsiooni, mille autoriks on meie trummar Toomas Rull ja loo pealkirjaks on Fire.
aga kuidas nüüd festivalil käimine, eks ole, see on ju meeletud kulud ja lennupiletid ja kõik värgid ja kas ikka mingi honoraarikene ka kuskilt kukub või? No antud hetkel praegu konkreetselt seda reisi toetas Eesti riik, siis Kultuuriministeerium, Eesti Autorite Ühing, Eesti Džässiliit ja siis koha pealt siin see kohalik Eesti ühiskond on toetanud meie Torontos olemist just põhiliselt. Ja tuleme toime endaga. Jumal tänatud.
suur tänu, aitäh. Kristjan Randalu, Toomas Rull, nüüd meil Peedu Kass, aitäh teile kõikidele kuulamast. suur tänu teile meie poolt ka. me kuulsime, et lennukis pidi külm olema. Pidi. nii et ma pean sõna Toomas, suur tänu. sina rapustab, kuidas need käed vastu pidasid ja sinu sõrmed ja need on uskumatud. Peedu, palun. ja Kristjan, palun. üks proua sealt 3. reas on väga vaimustatud sinu kontrabassist ja tahab sellega pilti saada sinu poole, see on võimalik. Aino, tule nüüd, sa tahtsid pilti saada? jah. ta tuli küsima keset kontserti, kas tema võib kontrabassiga pilti saada. palun. 6 aastat on. kui vana sa oled, Aino? 96. 96, vaata. veel noor, et 100-ni jõuda. kena, ma saan sulle pildi nüüd. jah, ja ole sina ka siin. ma juba tegin pildi ära. tahad sa minuga pilti? noh, väga hea. no nii, Toomas jääb ka peale. väga hea. Mida? aga ma teen siis pilti.